Ma esimest korda elus vaatasin Eesti pornot. Ja no ma ei tahtnud seda vaadata. Aga no ma nagu Ukraina sõja tõttu pidin vaatama. On ju, sest nagu enne kui sõda pihta hakkas, alati kui ma vaatasin porri, ma panin otsingusse Russian. Sest no ilusad naised, come on. Aga nagu kui sõda hakkas pihta, ma mõtlesin, et kurat, nii ju enam ei saa, et paneme sanktsioonid peale. Siit maalt tarbin ainult kodumaist mahetoodangut. Ja siis ma läksingi sinna saidile, porno saidil, ma panin nagu sinna otsingu ribale panin Estonian, nagu esimest korda, mul polnud aimugi vaata, mis sealt võib tulla. Esimene video, kellegi mingi koduvideo, pimedas toas filmitud, hägune, madala resolutsiooniga, et nagu see isegi ei näinud väga, mis seal nagu toimus. Aga nagu piisavalt, et aru saada, et need inimesed seal videos on kindlalt eestlased. Sest nagu see ei olnud niisugune kirglik armatsemine, see oli pigem niisugune laisk õõtsumine lihtsalt, mis niimoodi kiiret kuhugi pole, timmid Soome praami peal lihtsalt niimoodi. Ma pole ühtegi pornot varem näinud, kus keegi kepib Saaremaa valsi taktis. Lihtsalt la 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 la. Ma mõtlesin, et äkki lõpus tuleb see logo ka. Saaremaa viin. Sponsoreerib seda vahekorda. Ja nagu ma olin jumala kurb. See ei ole ju hea reklaam eestlastele. Nagu video on üleval, terve maailm võib vaadata, mõtlevad kõik me sellist olemegi. Ja nagu mul oli nagu veidike oli lootust vaata, et äkki ikkagi ei ole eestlased. Sest seal oli öeldud mingi Estonian couple, aga pime oli vaata, nad ei öelnud midagi, nii et 100% see ei saanud kindel olla, et nagu mõtlesin äkki on lätlased või midagi, poolakad, ma ei tea. Ja siis mu lootus purunes, sest nagu tüüp hakkas tulema ja siis ta ütles, ai kurja! Ja ma nagu, jep, see on Rainer. Ma olin kurb, mul oli naisest ka täiega kahu. Nagu see ei ole ju seksikas asi, mida kuulda. Vaata, vähemalt välismaa pornodes tüübid on mingi, I am gonna come, baby. Eesti mees on lihtsalt mingi, sa kurri vaim, Õissassa! Null romantikat. Pärast kaisutate taga mingi, aga sa kütuse hind oled näinud? Kohutav sisu, täiesti kohutav. Ja ma sõja tõttu pidin vaatama. Ja üldse tegelikult minu meelest nagu see Ukraina sõda on nagu tegelikult online contenti täiesti teisele tasemele viinud. Sest ma avastasin, et Ukraina armee teeb ise TikToki videosid. Neil on endal YouTube'i kanal. Nad teevad nagu meemiklippe otse lahingust. Ja nagu, kui ma olen sellist asja näinud, ma ei saa enam mingi tavalisi YouTubereid vaadata enam. Sest nagu seal on panused palju kõrgemad ja nüüd ma vaatan neid Eesti YouTubereid ja ma näen, et nad on mingi alati veidralt ülienergilised ja täiesti ilma põhjuseta. Vaatan, alati nad on nagu veidralt haipis, vaata iga video algab mingi niimoodi ja tere tulemast tagasi meie kanalile. Ma nagu, et segi oled. Ma ei usu, et see nagu sisu on nii hea, et sa pead nagu niimoodi alustama. Sest nagu Ukrainast tuleb iga päev 10 videot, täiesti crazy, mingi video, kus mingi Vene tank on põllu peal ja siis mingi klubi muss mängib taustal. Ja siis Ukraina sõdur laseb selle raketiga õhku, on ju, tükke lendab, beat tropib samal hetkel, kui plahvatus käib. Tüüp karjub, welcome to Ukraine, suka! Ma vaatan seal, mis see on sõda või beach grind? Eriti raju see aasta. Nagu selline sisu. Ja nüüd, kui ma vaatan mingit Eesti YouTuberit, kes on mingi, ja kui video meeldis, pane like, pane subscribe ja pane bell notification. Ma olen nagu, et pane suu kinni. Nagu, need ei ole võrreldavad. Teises videos tank plahvatas. Sa kommenteerid rannamaja nagu. See ei ole sama asi. Ma ei tea, kui just su videos pole järsku see, et ma ei tea, Seidi laseb Javeliniga Kalvikalle tükkideks või mida. Nagu võta hea, aga vaiksemalt.